Vaatame, kuidas maaomanik saab tutvuda oma katastriüksuse kõlvikulise koosseisuga. Selleks tuleb minna leheküljele geoportaal.maamet.ee ja valida siit vasakult kõlvikute päring. Siia otsingusse saab sisestada kas katastriüksuse tunnuse või nime. Paneme näiteks Mölla. Ja valime rütmenööstel esimese Põltsamaa vald ja Kõe maakond. Siin me nüüd näeme, kus ta kaardi peal asub ja näeme ka kõlvikute koosseisu enne 1. jaanuari 2019 ja 1. jaanuari 2019 seisuga. Allpool on täpsemalt juttu, mis on muutunud, samuti on siin üleval toodud kontaktid, telefon, e-mail, kus siis ajakohast infot pärida. Nüüd, kui me tahame näha kõlvikuid kaardil, siis vajutame vasakkirjaklahviga Vaata andmeid kaardirakenduse nuppu ja avaneb kaardirakendus, kus on näha siis antud katastriüksus. Siin Mölla katastriüksusele on kõik kõlvikud esindatud, rohelisega on siis metsamaa, mustriga ala on looduslik rohumaa, kollane haritav maa ja see hall ala on õuemaa. Lisaks on veel natuke valget ala, see on siis muu maa, see on siis tihti tee või kraavitalune maa ja kõik kaardil siis kujutatud muud alad. Siin põllu peal on näiteks üks. Nüüd siis kaardirakendus näete ka kõige värskemaid katastriüksuse andmeid, selleks tuleb siis katastri kaart nähtavaks teha. Siin vasakul on niisugune nupp nagu kihid, vajutame see peale ja vajutame ka katastri kaardi peale. Nüüd me näeme siis teisi katastriüksuseid, nende tunnuseid ja piire. Infopäringuga, infopäring on siin üleval, saame näha ka katastriüksuse täpsemaid andmeid. Siin on näha, et on tegemist maatulundusmaaga 100%, pindala, erinevate kõlvikute pindalad ja kellel on huvi, siit näeb ka hinnatsiooni näiteks, kus avaneb tabel, mis näitab siis maa väärtust, sihtotstarbe ja maatulundusmaal ka kõlvikute kaupa.